Head sõbrad, õnnistatud valvamispühapäeva, just niimoodi nimetatakse kirikukalendris kirikuaasta eelviimast pühapäeva. Uskuge või mitte, järgmisel pühapäeval lõpeb kirikuaasta ja esimese advendiga ju algab juba uus. Tänases jutluses jagan ka omamoodi valvamisest, kui küsin, mida sa näed. Õigemini edastan Jumala küsimuse, mida sa näed. Algussõna jagab täna Ed McLean ja muusikaga teenib Peeter. Õnnistagu Jumal tänast teenistust. Hea meel on, et sa oled täna koos meiega. Me alustame Jeesuse nimel. Good morning, everyone. It's good to be with you again. Let me ask you, do you feel like you have a clear understanding of what truly matters? As I look back on my life, I can see times when I've been pulled in unhealthy directions. That is when some things became much more important than they should have, and what was truly important got less attention than it should have. It's now a number of years ago that I picked up a book by author and Christian counselor Gary Smalley. The book was called The DNA of Relationships. He opens his book with these words: "Life is relationships. The rest is just details. This is the greatest truth. Everything in life that truly matters can be boiled down to relationships. Life is relationships. The rest is just details." When I first read that, it caught me up short. While I've always known that relationships are important, the strength of that statement challenged me. Rick Warren, in his widely read book, The Purpose-Driven Life, similarly writes, "Love is the secret of a lasting heritage. I've been at the bedside of many people in their final moments,
when they stand on the edge of eternity, and I have never heard anyone say, "Bring me my diplomas. I want to look at them one more time. Show me my awards, my medals, that gold watch I was given." When life on earth is ending, people don't surround themselves with objects. What we want around us is people. People we love and have relationships with. In our final moments, we all realize that relationships are what life is all about. Wisdom is learning that truth sooner rather than later. Don't wait until you're on your deathbed to figure out that nothing matters more. Nothing matters more. Now, these two writers didn't just come up with this on their own with this notion or perspective. This came out of a pursuit of what the scriptures teach about how we are made and how we are to live our lives. And as I too read the scriptures, this is also what I see. We are created for relationships, a relationship with God and a relationship with others. To be made in God's image is at its heart to be relational. Jesus taught that the two greatest commandments are to love God with all your heart and soul and strength and mind, and the second, to love your neighbor as yourself. Life is about relationships. Jesus put it this way to his disciples: "A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another." John 13:34 and 35. Followers of Jesus are to have such a radical love for each other that the world takes notice. But here's the tough part. We are not very good at it. If I'm really honest with myself, I'm not very good at it. It's much easier to be self-centered, selfish, defensive, quick to take offense, unforgiving, thoughtless, or frankly, just lazy. Too lazy to make that phone call or send that email. Or here's a radical idea, make that visit or invite a person over. Love demands. That's what Jesus shows us. Love. The kind of love Jesus wants us to pursue doesn't come naturally. It comes as the Spirit of God within us takes us really out of ourselves and into the lives of others. But listen, this is also where we will discover the greatest joy and meaning and satisfaction. For we are created for relationships. This is what matters. So let's continue to pursue it. Would you join me in prayer? Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity to meet together in this way, to hear your word, to be inspired, to be taught in your word. We pray for Pastor Timo as he teaches today. Bless him and use him. And for each person that tunes in today, may they know your love for them. And may you stir in us and awaken in us an even greater love for others. Thank you, Father, for this time together. In Jesus' name we pray. Amen.
Piiblis on palju küsimusi. Kunagi valmistasin jutluse Jeesuse küsimustest ja tõdesin, et kui Jeesus vestles, siis ta armastas inimeste käest küsida küsimusi ja seda oma põhjusega. Vaevalt, et nii palju enda teadmishimu rahuldada, vaid pigem on see ikkagi midagi, mis aitab vastajal jõuda teatud vastusteni või mingi pildini. Läbi Piibli esitab Jumal mitmel pool inimestele küsimusi. Ja ta küsib ka, mida sa näed. Nii ta küsib Jeremia käest 1. peatükis 11. salmis ja mulle tuli issanda sõna, ta küsis, mida sa näed, Jeremia. Ja samamoodi on ta küsinud ka näiteks prohvet Aamose käest ja prohvet Sakaaria käest. Mida sa näed? Tuntud jõululaulu sõnad. Minu teada seda ei ole eesti keelde lauluna tõlgitud, aga inglisekeelses maailmas väga tuttav jõululaul. Selle laulu sõnad ütlevad nii. Öine tuul ütles väikesele tallele. Kas sa näed, mida mina näen? Kõrgel taevas, väike tall, kas sa näed taevas seda, mida mina näen? Täht tantsimas öös, saba nagu lohel, nii suur. Ütles väike tall karjapoisile, kas sa kuuled, mida mina kuulen? Kumamas taevas, karjapoiss, kas sa kuuled, mida mina kuulen? Laul kõrgel puude kohal, mis kõlab nagu suurte vete kohin. Ütles karjapoiss vägevale kuningale, kas sa tead, mida mina tean? Oma soojas palees, vägev kuningas, kas sa tead, mida mina tean? Laps väriseb külmas, viige talle hõbedat ja kulda. Do you hear what I hear? Kas sa kuuled seda, mida mina kuulen? Kas sa näed seda, mida mina näen? Kas sa tead seda, mida mina tean? See võttis mul aega, et ka pastorina mõista seda, et kui ma näiteks midagi ütlen, siis inimesed ei pruugi seda sugugi niimoodi kuulda, nii nagu mina mõtlen ja eeldan, et nad kuulevad. Kui ma näiteks ütlen, hea sõber, sa oled väga eriline. Sa oled väga eriline. Siis üks inimene võtab seda komplimendina, ma olen erakordne, muus on mingi väärtus. Ja teine inimene võib sügavalt solvuda, sellepärast, et see võib talle kõlada, et ma olen eriline, et ma olen otse kui mingi erivajadusega, mingi puudega, et lihtsalt võib-olla viisakalt öeldud, andes märku, et sa oled üks saamatu, sa oled puudega, erivajadusega. Või kui ma ütlen, kõik on korras, üks võtab seda, ahah, kõik on korras, sest nii need sõnad ritta panduna võiks ju tähendada. Ja teine võtab, et kõik on korras, okei, siin ei taheta midagi nüüd öelda. Et öeldakse küll, et kõik on korras, aga seal taga on tegelikult, et midagi on väga, väga halvasti, aga sellest ei taheta rääkida. Ütleja võib mõtelda üht, kuulaja annab sellele oma tähenduse või värvingu. Oleme Hiiumaal sellel aastal tegemas raadiosaadet koos pastorite Enn Veevo ja Tarmo Kähri ja Sven-Jonatan Siibakaga sõnade taga. Ja selle mõte oli just see, et rääkida võib-olla üsna tuttavatest sõnadest meie kristlikus kõnepruugis, aga anda sellele arusaam või mõistmine, et see sõna tähendab erinevate kristlaste jaoks väga erinevaid asju, erinevate konfessioonide jaoks erinevaid asju, rääkimata sellest, et kõnekeel, mida meie kristlastena kasutame, kõlab inimesele, kes on kiriku kauge, hoopis teistmoodi veel kui meile endile. Nii et seda arusaamist veidi suurendada sai selline saade tehtud. Või mõtleme täiskasvanute ja teismeliste omavahelise suhtlemise peale. Sageli tundub, et räägitakse erinevat keelt. Vanemad mõtlevad, et kui nad midagi ütlevad, siis teismeline tõenäoliselt kuuleb ka niimoodi, nagu vanemad ütlevad, aga ta kuuleb seda hoopis teisiti, sellepärast, et teismelise aju töötab teistmoodi. Ma lugesin just hiljuti artiklit, mis ütleb küll, see kõlab päris karmilt, aga nii see on, et teismelised mõtlevad nagu ajukahjustusega inimesed. Ja see ei ole kuidagi solvanguna, vaid lihtsalt see muutuste protsess, mis ka ajus toimub, on nii suur, et mitmed asjad, mitmed protsessid seal ei funktsioneeri nii nagu võib-olla
täiskasvanud inimesed. Ja samamoodi on ka vaimulikult, et meie aju on samamoodi osaline meie vaimulikus tunnetuses ja arusaamises ja on naiivne arvata, et kuna vaim on see osa ju, mis kui saab ühendust Jumalaga ja suhtleb Jumalaga, mida Jumal puudutab ja üles äratab, et sellega see piirdubki. Vaid meiega usulises kogemuses, meie usuelus, selleks on kaasatud meie hing, meie meeled, meie aju. Juhtusin kuulama mõnda aega tagasi valmistades üheks piiblikooli loenguks väga huvitavat ettekannet Tallase teoloogilisest ülikoolist ja selle pealkiri või selle loengu pealkiri intrigeeris mind väga, ma kohe tahtsin kuulata, et mis mõttes nii saab öelda. See pealkiri oli, et kui aju ei kuule Jumala häält. Kui aju ei kuule Jumala häält. Ja mõtlesin, mismoodi, et Jumala häält ikka kuuleb vaim ja täna me räägime ka südame silmadest ja südamest, mis kuuleb, aga see loeng rääkis tegelikult traumadest ja siis kui trauma tõttu on inimese aju erinevad piirkonnad lahti ühendatud, et nad ei toimi päris niimoodi, nagu peaks toimima, peaks omavahel suhtlema. Et see mõjutab väga selgelt meie vaimulikku tunnetust ega meie võimet Jumalat kuulda või see, kuidas me Jumalat kuulame, et meie traumad mõjutavad seda. Vahel me selle peale ei mõtleme, et ikka on ainult meie vaimu ja Jumala vaheline see asi, aga me oleme, nagu ma ikka olen ütelnud, holistilised, me oleme terviklikud, meie vaim, hing ja ihu. Ja see loeng oli just põnev, et kui siis tõi näite sellest, kuidas siis seal ajus on midagi lahti ühendatud läbi traumade, midagi on katki läinud, siis kuidas kogudus saab olla see koht, mis loob ühe turvalise keskkonna, sest see on esimene tingimus selleks, et saaks tervenemine toimuma hakata, on turvaline keskkond, aksepteerimine ja selles turvalises keskkonnas siis Jumal saab midagi parandama hakata ja see konkreetne loeng oli seotud ka kaunite kunstidega, kuidas siis muusika või maalimine või tants selles kontekstis saab seda aidata. Sisuliselt oli juttu kristlikust kunstiteraapiast, kuidas see aitab taastada ja tervendada aju, mis ei kuule Jumalat. Midagi saab terveks teha ja terveks teha ka suhte inimese ja Jumala vahel. Nii et meie aju toimimine teeb seda, et me näeme, et me kuuleme ja tunnetame asju erinevalt. Me võime vaadata sama pilti ja näha seal väga erinevaid asju. Kuulsam näide on ehk see pilt. Ma ei hakka pildi nime ütlema, sest see muidu kallutab juba teid nägema midagi konkreetset, aga see küsimus on, mida sa näed? Näed sa karikat või näed sa kahte nägu? Ja tõenäoliselt me näeme mõlemaid, aga see küsimus, mida sa enne nägid, mis oli see esimene asi, kas karikas või kaks nägu, ühed näevad ühte, teised teist. Või selle pildi nimi on siis rubiini vaas. Sarnaseid pilte on veel, näiteks noor naine ja vana naine või jänes ja part ja nii edasi ja nii edasi. Silmad võtavad vastu sama informatsiooni, aga see informatsioon jõuab aiu ja seal hakkab üks töötlemine. See valgus ja värv tõlgendatakse kuidagi ja asjade tajumine, teadlased ütlevad, see on nagu pusle, erinevad tükid siis seal ajus kuidagi pannakse kokku meie mingisugused kogemused. Kui seal on mingid traumad, siis see mõjutab seda mingisugused ootused ja mingid tühjad lüngad, mis jäävad näiteks pildi vaatamisest, need täidetakse siis millegi juba olemas olevaga, mingi kogemuslikuga. Ja see kokku loob uut infot, mida tegelikult võib-olla pildil või kui me kuuleme midagi helides, üldse ei olegi. See on väga põnev, see tajumise maailm. Kui keegi on kunstnik, näeb ta värve, ta näeb kompositsiooni. Kui keegi on sõdur, näeb ta võib-olla ohumärke. Kui keegi on ema, näeb ta hoolt ja soojust, seal kus teine näeb lihtsalt mingisugust tegevust. Kui inimene on ärev, kui inimene on kurb, siis ta kipub nägema ohte, varjusid.
kui ta on rahulik ja tänulik, siis ta näeb ilu ja valgust. Võiks öelda, et silm näeb seda, mida süda usub, või ka, et silm näeb seda, mida me oleme varasemalt kogenud. Taju ei ole aken, kus me siis vaatame välja, vaid taju on peegel, kus me näeme iseennast. Me näeme maailma läbi iseenda, läbi oma eelarvamuste, läbi oma hirmude, läbi oma lootuste. Ehk selle läbi, mida me maailmas näeme, saame näha ka iseennast. Millised me oleme, millised on meie mõtted, hoiakud, eeldused, eelarvamused, mis meid valitsevad. Uuringud kinnitavad, et aju lihtsalt ei võta vastu kuidagi passiivselt sisse tulevat informatsiooni või visuaalset sisendit ja ei edasta seda üks ühele, vaid ta teeb aktiivselt tööd. Ta võtab arvesse varasemaid kogemusi, mälestusi, ennustusi, visuaalseid vihjeid, et luua siis silmaga vastuvõetust meie kogemus sellest maailmast. On ju tavaline, et mõni inimene näeb, et kõik on hästi, on lootust, on perspektiivi, on julgust, on inspiratsiooni ja teine inimene näeb, et kõik on läbi. Mitte mingisugust lootust ei ole, on üks masendus, on üks perspektiivitus. Jumal küsib prohvet Jeremialt, mida sa näed? Ja mulle tuli issanda sõna ja ta küsis, mida sa näed, Jeremia? Mina vastasin, ma näen mandlipuu oksa ja issand ütles mulle, sa oled õigesti näinud, sest mina olen valvas oma sõna teoks tegema. Siin kirjakohas on tegu sõnade mänguga. Heebreakeelne sõna shaget, mis tähendab mandlipuud, on väga sarnane sõnaga shoget, mis tähendab valvama või ärkvel olema. Seetõttu sai just mandlipuust Jumala ustavuse sümbol. Ta on ärkvel, ta täidab oma tõotused õigel ajal. Ja see, kui Jumal ütleb, et sa oled hästi näinud, kui sa nägid mandlipuu oksa, viitab sellele, et Jeremial oli silmi näha seda, kes Jumal on ja mida ta on tegemas. See oli ka värk millestki uuest, seepärast, et mandlipuu oli esimene puu, mis hakkas vilja kandma, mis hakkas õitsema Iisraelis juba päris talve lõpus või kevade väga-väga alguses. See on sümboliseerimas ka uuenemist, lootust, elu, mis algab pärast pimedust. Eesti keeles on ka kaks väga sarnast sõna, on nägemine ja nägemus. Nägemine on midagi, mida me oma füüsiliste silmadega saame kogeda oma meeltega. Ja nägemus on midagi, mis on väljaspool meeli, et midagi, mis meile ilmutatakse, midagi, mida me tunnetame. Eesti keeles kõlavad laulu Be thou my vision sõnad nii. Ole mu nägemus, siht silme ees. Issand, sa valitse mu südames. Anna mul mõtteid, mis vääriksid sind. Seisku mul meeles su õndsuse hind. Ole mu tarkus ja sõnade kaal. Sammud, et seaksin su kitsal raal. Laps olen sulle maa, mu isa sa. Sina ju oskad mind armastada. Usun, et võitlustes tõstad sa käe, kaitsed mind, kõrvale viid vaenuväe. Varjupaik oled mu kindluse vall. Su vägi varjab mind siin taeva all. Rikkus ja kuulsus ei paelu mind need, kui mulle lahti on taevased teed. Armastust rikkusest suurimat näen, kui sinu juurde ma alati jään. Issand ja kuningas, sind palun ma, et taeva koju mind juhiksid sa. Olgu mu ümber ka pimedaim öö, mu lootus sina, su lunastustöö. Ole mu nägemus siht silme ees. Mida sa näed? Kuningas Saalomon kirjutab õpetussõnades, kui nägemus puudub, muutub rahvas ohjeldamatuks. Ehk kui me ei otsi ja ei hoia elavana seda suhet Jumalaga, neid silmi, mis tunnetavad seda, mis on Jumala jaoks püha, mis on Jumala jaoks oluline, kuhu Jumal on liikumas, kuidas ta on meid juhatamas, siis meie elu on õnnetu, meie elu on täis valet, meie elu on täis komistamisi. Jeremial oli südame silmi näha seda, mida Jumal on tegemas. Mandlipuu oks.
Üks võimsamaid lugusid seoses sellega, mis me piiblist leiame, on Elisa ja tema õpilase lugu. Ma usun, et me kõik teame seda. Süüria kuningas oli sõjas Iisraeliga ja iga kord, kui nad kuskile varitsuse või leeri üles seadsid, siis kuidagimoodi Iisraeli väed teadsid seda ja nad vältisid seda teed ja see muutis väga murelikuks arusaadavatel põhjustel Süüria kuningat ja ta hakkas kahtlustama, et nende seas on reeturid. Keegi peab jagama infot, mida nad otsustavad, keegi peab jagama infot Iisraelile. Ja siis üks sulane teadis Elisast, ütles, et ei, et neil on seal üks selline mees nagu Elisa, kes kuuleb kõike Jumala käest ja ta näeb neid ja ta teab isegi seda, mida sa kuningas oma magamistoas räägid. Ja ilmselgelt mõistis kuningas, et ainuke võimalus on, et see mees tuleb kõrvaldada. Ja ta läks Elisat otsima. 2 kuningate 6:13 ja edasi ütleb, siis ta ütles, minge ja vaadake, kus ta on, siis ma läkitan ja lasen ta kinni võtta ja temale anti teada ning öeldi, vaata, ta on Dootanis. Ja siis ta läks sinna hobuseid ja sõjavankrid ja suure sõjaväe ja ta läkitas sinna hobuseid ja sõjavankrid ja suure sõjaväe ja nad tulid öösel ning piirasid linna 1 mehe pärast. Kui Jumala mehe teener hommikul vara üles tõusis ja välja läks, vaata, siis oli linna ümber sõjavägi, hobused ja vankrid ja ta teener ütles temale, oh häda mu isand, mis me nüüd teeme? Aga ta vastas, ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega. Ja Elisa palvetas ning ütles, issand, tee ometi ta silmad lahti, et ta näeks. Ja issand tegi poisi silmad lahti ja too nägi. See on Jumala sõna. Omaette huvitav on see, et kas Jumal seda Elisale ei ütelnud, et ta oleks võinud kas põgeneda mingisugusesse teise linna või ei olnud see lihtsalt vajalik. Võib-olla tal oli see info, et nad tulevad ja ta lihtsalt oli nii rahulik, sest tal polnud midagi karta, ta teadis, et neid, kes on temaga, on rohkem. Ja ka hommikul ärgates ta teadis, tal olid need silmad nägema Jumala tuliseid vankreid, mis on nende ja Süüria armee vahel. Kuid tema teenril seda ei olnud ja ta palus, et Jumal annaks seda nägemist ka teenrile. Olukord on sama. Vaenlase sõjavägi on sama suur. Nii Elisa kui ta õpilase jaoks. Ja samas ka Jumala sõjavägi oli täpselt sama suur Elisa kui tema teenri jaoks. Ja teenri reaktsioon oli, et häda. Elisa reaktsioon oli ära karda. Põhjus oli selles, et Elisa nägi olukorda lisaks füüsilistele silmadele ka südame silmadega, ka vaimu silmadega. Paulus palub ehveslaste eest ja ma usun, et see on palve ka meie eest. Ma ei lakka tänamast teie eest teid oma palvetes meenutades. Ja 17. salm 1. peatükis Efesuse kirjas ütleb, et meie issand Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse vaimu tema äratundmisel, valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline on lootus tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkus, et te pühade seas ja milline on tema väevõrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul. Armsad, kui esimene põgenike põlvkond jõudis Eestist Torontosse, siis Jumal küsis ühel või teisel moel nende käest. Nad ühel või teisel moel kogesid seda küsimust enda sees. Mida te näete? Mida te näete? Üks osa ütles neist kindlasti, et me näeme võõrast maad, me näeme võõrast kultuuri, me näeme palju suletud uksi, me näeme ületamatuid väljakutseid, me näeme hirmu tuleviku ees, me näeme teadmatust, kas ja kuidas saab ja see on täiesti loomulik, et sellised küsimused ja ka selline pilt ja pilk oli. Kuid teine osa neist või nende samade inimeste sees ka teine pool nägi võimalusi, nägi potentsiaali ja nii kerkisid esile edukad ehitusettevõtjad, pagarid, pankurid, õpetajad, arstid ja nii nägid osa neist võimalust ja põhjust rajada kogudus, kus hakata Jumalat teenima eesti keeles ja see usu nägemine, see visioon on olnud õnnistuseks
kuni tänaseni ka TPK näol. Nüüd on armas kogudus teie ees ja südames Jumal küsimas, mida sa näed. Näed sa ainult lõppu? Näed sa põhjust kurbuseks? Või näevad su silmad midagi kõige selle sees veel? Näed sa Jumala südant sinu ja su perekonna jaoks, sinu kogukonna jaoks? Näed sa mandlipuu oksa? Nii nagu Jeremia seda nägi. Armsad, ükski lõpp ei ole lihtsalt lõpp. Iga lõpp on seeme. Iga lõpp on tegelikult millekski, millest saab midagi uut kasvada. Võib-olla oled sa oma isiklikus elus Elisa poisi olukorras, kus sa tahaks öelda ainult häda. Kus sa näed vaenlase vägesid, mis on tulnud, et sind hävitada. Ja see, mida Elisa õpilane või teener nägi, ei olnud ettekujutus. Need olid reaalsed hobused, reaalsed sõdurid. Need ei olnud hirmu fantaasiad. See ei olnud ka olukord, et hirmul on suured silmad. Oligi väga keeruline olukord. See oli reaalsus. Lihtsalt reaalsus on alati suurem kui see, mida me oma füüsiliste silmadega näeme. Ja oma väikese ajuga siis tõlgendame. Kõiges on üks dimensioon ja reaalsus, mida ei näe füüsilise silmaga või ühegi meelega, vaid mida näeb ainult südamega. Juba Väikeses printsis ütles Rebane, et ainult südamega näed sa hästi. Kõige tähtsam on silmaga nähtamata. Meie nägemise närv on patu tõttu katki läinud. Ta on lahti ühendatud või tuimestatud ja me suudame ümbritsevat tajuda vaid tegelikult osaliselt. Selle tulemusena on meie otsused ja valikud elus teinekord väga piiratud ja vahel ka päris jumalatud, kus me orienteerume hirmust või isekusest. Seega me vajame armsat tervendamist. Meie vaimuliku silmanärv vajab tervendamist. Meie vaimulik närvisüsteem vajab kvaliteetset toitu, kvaliteetset eluviisi, nii nagu meie füüsiline ihu ja närvisüsteem. Sest see, kes ütleb pimedusest paistku valgus, on Jumal, kes on hakanud särama meie südametes, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest. See aare on meile ka saviastjates, et võrratult suur vägi oleks Jumala oma ja ei midagi meist. Meid ahistatakse igati, kuid me ei ole kitsikuses. Me oleme nõutud, kuid mitte meeleheitel. Meid kiusatakse taga, aga me ei ole hüljatud. Meid rõhutakse maha, kuid me ei kuku. Me kanname alati oma ihus Jeesuse surma, et ka Jeesuse elu avalduks meie elus. Jumal on hakanud särama meie südametes, et meil tekiks tunnetuse valgus Jeesuse isikus olevast kirkusest. Selline väga tihke mõte. Jumal on hakanud oma valgusega või ta on tulnud, et meid aidata oma valgusega, et me näeksime ja tunneksime Kristuse kirkust. Me ei ole mastjad. Kristus on rikkus. Ja selle nägemiseks ja mõistmiseks me vajame Jumala valgust. Meie elu, või kui meie elu on astjakeskne, siis need ahistused, surved, rõhumised, tagakiusamised, millest siin ka Paulus kirjutab, need võivad olla fataalsed meie jaoks. Me ei pruugi nendest üle saada, sellepärast, et see lõhub kõik selle, millele me oleme panustanud. Kogu meie saviastja võib-olla. Kõik see, millele me lootsime, et ta on ilus, ta on poleeritud, lakitud ja kõik. Ja kui see kõik lõhutakse ja kogu meie elu on see, siis võib juhtuda, et me ei leia põhjust elamiseks. Kõik meie elutöö on lõhutud. Aga kui meie elu tuum on arusaamine ja nägemine, et see tõeline väärtus on Kristus seal sees, siis isegi kui seda meie saviastjat lõhutakse, isegi kui on tagakiusu, isegi kui on reetmist, isegi kui on valesti arusaamisi ja nii edasi, siis nagu siin öeldakse ka, et me oleme nõutud, aga me ei ole meeleheitel.
Meid kiusatakse taga, aga me ei ole hüljatud. Meid rõhutakse, aga me ei hukku. Sest on midagi rohkem kui savihästi. Jumal küsib, mida sa näed? Kas sa näed mandlipuud? Kas sa näed Jumala tegusid? Kas sa näed Jumala suurust keset kannatusi? Kas sa näed Jumala ustavust ka keset kaotusi? Kas sa näed Jumala visiooni, isegi kui olukorrad kipuvad seda tuhmistama? Bill Hybels kirjutab oma raamatus Who You Are When No One's Looking. See algas nagu paljud teisedki õhtud. Ema ja isa olid kodus ning väike Jimmy mängis pärast õhtusööki. Vanemad olid oma töödega ametis ega pannud aega tähelegi. Oli täiskuu ja veidi kuuvalgus tungis läbi akende ja siis vaatas ema kella. Jimmy, aeg on magama minna. Mine üles, ma tulen varsti ja panen su voodisse. Erinevalt tavalisest läks Jimmy kohe oma tuppa. Umbes tund aega hiljem tuli ema vaatama, kas kõik on korras ja oma üllatuseks leidis ta poja vaikselt aknal istumas, vaadates kuupaistelist maastikku. Mida sa teed, Jimmy? Ma vaatan kuud, emme. No nüüd on aeg magama minna. Kui poiss vastumeelselt voodisse puges, ütles ta, emme, sa tead, et ühel päeval ma kõnnin kuu peal. Kes oleks osanud arvata, et poisike, kelle südamesse see unistus selle üle istutati, jääb ellu peaaegu surmaga lõppenud mootoriõnnetuses, mis murdis peaaegu kõik tema luud ja et 32 aastat hiljem on ta oma unistuse täide viinud ja ta on astunud kuu pinnale. See poiss oli James Irwin, üks 12 inimesest, kes on kunagi kuu pinnale astunud. Mida sa näed? Lõpetan veel ühe looga ja see räägib kahest poisist, kahest vennast, kes mängisid mäenõlval. Ja kui nad märkasid, et päike hakkab loojuma, siis üks ütleb imestunult, et vaata, kui kaugele päike on loojunud või liikunud. Et seal alles oli seal puude kohal ja nüüd ta on juba seal madalal. Et küll ikka päike liigub kiiresti, mille peale teine poiss ütleb, et ei, et päike ei liigu, maa liigub. Et isa on ju sellest rääkinud. Mille peale esimene poiss ütleb, et ei. Ma olen kogu aeg olnud siin, me oleme ühe koha peal olnud ja kas sa oled näinud, et maa on liikunud? Me oleme ju näinud, kuidas päike on liikunud. Et mina usun seda, mida mina olen näinud. Mille peale teine poiss ütleb, et mina usun oma isa. Isa, me täname sind, et sa oled meile rääkinud. Sa oled täna ka küsinud meie käest, mida sa näed. Ja kui me näeme täna võib-olla väga tumedaid värve, kui me näeme seda, mida vaenlane on meie ümber ehitanud ja see tekitab meil hirmu, see tekitab meis kahtlusi, see tekitab meid muret, kuidas edasi minna, siis me tahame, nii nagu Elisa palus oma teenri eest, tahame meie paluda iseenda eest ja kõigi eest, kes on selles olukorras. Issand, avame silmad nägema sinu suurust. Avame silmad nägema sinu abi. Avame silmad nägema sinu ustavust. Avame silmad nägema seda mandlipuu oksa, mis räägib sinu tõotustest, mis räägib sellest, et sa ei tuku ega uinu, vaid sa oled ärkvel, sa oled meie eest hoolt kandmas ja sa oled loomas midagi uut. Täna sulle, issand, et meil on silmad näha ja süda vastu võtta seda, mida sina oled tegemas. Meie elus, meie perekonnas, meie kogukonnas, meie maal, meie planeedil. Täna sulle. Amen.
Sellised olid meie tänased jutud, palved, laulud. Kui Jumal lubab, siis järgmisel pühapäeval oleme veel koos virtuaalselt ja sealt edasi 1. advendil juba koos teiega Torontos, meie armsas Broadview tänava kirikus. 1. kuni 3. advent on seal siis live-teenistused. Aga ükskord veel kohtuda ekraani vahendusel. Aga võtame eelolevaks nädalaks vastu ka Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel.